Tervist, tere hommikust. Piu, pau. Minu hääl on natuke parem. Mul tegelikult kurk ei ole valus, mul rõga istub kinni. Aga me oleme jõudnud piigleid vaatama. Teeme korraks väikse viske tagasi, ka natukene hetk tagasi ja üritasid mind ära süüa. Tatti pandi, juba ta tatti panna. Need on siis Marti endise klassiaja piiglid. Lihtsalt tulime need vaatama, et umbes milline näeb täiskasvanud piigel välja, kuidas nendega on. Mul tegelikult vahet ei ole, mis tõukoera me võtame, kuna nagu peaasi, et ta terve oleks. Sest nii palju ma olen lugenud nendest Prantsuse bulldogidest ja mopsidest, et neil on nagu tervisega natukene nihu. No neil on jõudu kanna, see on mõnus, mulle ikka meeldib. Kakab vastu puud, nagu täpselt vastu puud. Marti! Vaja märgistada ju. Mis sa teed? Vastu puud! Kas sa teadsid, et Sofi kakas niimoodi vastu seina, ta pühkis enda tagumiku vastu seina ära, nii et triipali jonni ta seina peal või? Need asjad, milleks me peame ennast valmis panema, jah. Mulle nagu meeldib, mul on see domineerimisvajadus võib-olla nii suur. Oleks mul rohkem aega, võtaks ma mingi isegi võib-olla, et nagu mingi suur, rohkem domineerimist vajava koera. Meil on nagu nii palju muid faktoreid selle asja üles. Loomulikult me lähme räägime ja sees me kuuleme veel nagu mingeid jutte sellest kõigest. Neid hirmujutte, mis nende koertega kaasa tuleb, on ju. Kuidas tunned ennast piigliga? Mulle meeldivad piiglid. Võib-olla ongi ainult see, et nad on nagu suurem kasvu, et nagu, vaata Sofiat on lihtne nagu poodi kaasa võtma, saan ta kärusse panna, on ju, kui me lähme selle korviga. Nagu see junn oli päris suur, mis sealt välja tuli. Neid tuleb korjata kokku ju. Nüüd jälle saabunud järgmisesse kohta, meil on niisugune trippimisvlog täna. Nüüd me vaatame väikest beebit. Mõõdu, kui väike ta on. Kuidas on olla nüüd siis suurede? Tõesti ma näen. Ma tahan ka. Võime taga aega laenata. Aha. Ma ütlesin, meil on otsus, kas meil nagu koeri või lapse. Me täna oleme käinud koeri vaatamas. Nüüd olime last vaatama, aga me ei rääkinud sellest kunagi, et meil on nüüd otsus tuleb täna teha selline. Me matchime. 12 seconds later. Marti jäi magama. Sükk magab meil allkorrusel. Martiga magab ja see meiga magab siin. Sina tahad kohe välja saada, siis no muidugi sa tahad välja saada. Kutt vaata kohe tunne. Muidugi sinust tuleb staar. Okei. No need on meil kõik tegelikult nii unud, et ei tahaks kedagi üldse ära. Oled nii tugi unus. Ma ootan sinult kõigepealt nagu enne nagu midagi öelda, sest et põhiotsus jääb ikkagi sulle, nagu ma enne ütlesin. See on väga keeruline nagu otsus teha, sest et nagu mulle tohutult meeldib Jack Russelli see kompaktsus ja tegelikult see tema energia. Ja samas mul nagu samamoodi oli tegelikult ka, kui me läksime piiglit juurde, vaata. Nüüd tuli täpselt sama asi. Üks asi, mis mind piigli juures hirmutab, on nende suur junn. Ei, aga mõtle selle peale. Tuli midagi, tuleb nagu... aga sa mõtle nüüd selle peale. Sa pead mõtlema selle peale, et sa igapäevaselt sa pead selle nagu korjama selle üles ja selle ära viskama. Mida sa teed, kus ükskord lapse saad? Ei, Liina, lapse ma saan aru, vaata, aga ma saad aru... Iga mingi 20... Saad aru, ma olen käinud Sofiga väljas ja Sofil on hea väike junn, mis on hea mugav junn, mida võtta kätte sealt sellest nagu... Mis see on, et ma mõtlen selle asja peale, et kui mugav või ebamugav ma seda tema järgi koristada on? No selle junni haaravus on keskmine, et teise junni haaravus on nagu 101%. Okei, me rämblime siin juba päris pikalt siin nagu lihtsalt tuimalt selle kallal. Me paneme kinni ja me mõtleme selle peale ja anname teile siis märku selle vlogi lõpuks, mis meie otsus on. Sa vaatad nüüd. Olukord on hästi tõsiseks läinud. On? Kuidagi moodi lähme nii tõsiseks selle asja teemaga. See on nii suur otsus tegelikult. Paneme selle kinni ära praegust. Jah. Keeruka vältava ristamise teel. Inglise Hea värk! Räägivad hiristamisest ja siis näitavad kuradi tüübi noksi lihtsalt. Kõõdati siuke vend meil korteris. Berni Alpi. Selle koera iseloomustus sobiks suurepäraselt kirjeldama tänapäeva naist. Kujutad ette, kui meil oleks see, siis me nagu lööks täiesti kõik inimesed nagu pahviks kikkaks, mida hekki, nad võtsid selle koera. Ma vitsi sellega tegeleda. Ma olen nii närvis. Mul lihtsalt nagu, ma olen nii endast väljas juba selle pärast. Aga see otsus on lihtsalt niivõrd raske ja keeruline nagu, saad aru, mul sees tõmbab lõhki reaalselt. Siis ma tahaks sulle öelda, et võtame selle valge ära, kui homme need ei võta seda ära. Siis mul tuleb mingi teine mõte, et tuleb sisse ja lööb kõik sassi. Siis me ei võta koera. No.
natukene hiitedeks läks eelnev õhtu meil on ju. Me tuleme selle juurde tagasi, kas me võtame koera või me ei võta koera selle vlogi lõpus. Enne veel me hüppame korraks paar päeva või päevakese tagasi, kus me nägime Vikit. Viki tegi tšiki-priki. Klass ja kuhu sa edasi lähed? Kaitseväkke 11 kuud. Noorem allohvitseri kursus. No mul on võimalik esimese 3 kuu jooksul loobudest, nagu naistel on see võimalus. Ma arvan, et sa peaks ka minema. On ju, ma arvan, et see on hea mõte. Ma olen no, looduslik Fidersen. valik on nagu, mina olen nagu Fidersen, Viki on nagu see kõige tugevam. Ja pealegi seal tiim hoiab kokku, see ongi see, et sa pead nagu teisi aitama, vaatama, et kõik saaks hakkama. Siin kas või tassitakse kujuta ette, kõik oleks minuga täielikult bitchid ja vihkaksid mind, kuna mina olen see vend, kes alati taha jääb ja maha jääb nagu. On ju. I have one good news and I have one bad news. No bad news, milline koer läks või? Good news. Nii. Nad broneerisid värvilise tüüruku. Ja palju bad news? Bad news on kutsika hind on juhul, kui loovutuse ajal novembri algus on koera hambumus juba korras ja hambumus ei ole veel korras. Lihtsalt ei võta kuskilt varjupaigast või mingit Me oleme varjupaig, me oleme helistanud kõik läbi, kes on nagu, et kas neil on mingid niisugused alla põlvekoeri. Muidu me võtaks kohe. Nii Kalel, nüüd me olemegi tänast päevas ja kuna me nüüd kohe varsti, tähendab ongi, teie jaoks ongi homme, me astume lennuki peale, sõidame Londonisse, vaja nende päikeseliste ilmade jaoks, minul on vaja uusi päikseprille, Liinal on vaja lihtsalt. Ma tahan päikseprille vaadata, mul on mingid odavad kusagilt jamast poest, aga mul on see ka, ma ei ole hea nägemisega inimene. Te jõudnud, kui Marti saab endale esimesed nagu korralikud päikseprillid. Kuna sa oled naisega alati koos, alguses mõtled küll, mis sulle endale meeldib, on ju? Ja sa pead olema lõpuks võtma sellise, mis naisele endale meeldib. Missugused prilliraamid sa oled endale valinud? Kas see on mingi kiisutüüp või? Talle meeldib need vanakooli magneetsed. Ei, mitte need. Äkki Liina valid mulle ise midagi, mis ma võiksin proovida? Aga me peaksime tegema mingi võistluse, et ühe pakud sina ja teise pakun mina või? Jaa, see on hea mõte. See on hea mõte. Me teeme nüüd niimoodi, et vaatajatele me ei ütle, kumma valis, vaid ma panen pähe, näitan teile valikut ja siis me anname infonupul teile võimaluse ise anda mulle märku, millised teile meeldivad. Järgmises vlogis me võime öelda, kumma valik oli näiteks. Siis on nagu võrdne võistlus. Võiksime 3 tükki valida. 3 tükki valida. Ja siis mina võtan kolmanda. Mina võtan kolmanda ja siis me saame infonupul teie saatega valida sealt hullast, mis on teie arvates kõige parem mulle. See on esimene valik. Külg. See on nüüd teine valik. See on 3. valik. Et teie siis vastate ongi. Paneme kõik need ekraanile, valige välja oma lemmik. Ja võib-olla pärast ma näitan teile, millised mina ise valisin. Või äkki valisin hoopis midagi muud. Ma võtan ära sult ühed. Sobivad need jõhkralt hästi. Väga hästi. Vaata, kuidas need sul näo kuju peale. Oh my god, mida hekk? Oota, ma ei ole mitte kunagi varem mulle sobinud. Ma olen alati nagu mõelnud, et see on nagu mingi jubedus. Mõtlesid, et tuulud nalja ja siis täiega hästi tegelikult. Äkki peaks laskma üldsegi vaatetel valida, nad valivad mulle ise päikseprillid ja siis ma tulen tagasi alles pärast. Vaata, kuule. Täpselt nagu 80-ndad ju. Aga need on küll tuusad. Kus siis need sulle sobivad? Aga need on väga suvi. Aga kas mul ei või olla aastaringselt suvi? Kas sa nagu pead mu tuju ära rikkuma praegu? Wow. Vaata neid. Roosad. Oi, mul on terve maailm roosa siis. Okei, juba meeldib. Sina näed kogu aeg nagu neid läbi roosade prillide. Marti, ei näe. Me oleme asunud nüüd hoopis Liinale valima prille. Liina proovib siin erinevaid outer-prille. Kuidas sulle meeldivad need? Need on roosad. Lähevad su silmadega praegu hästi kokku. Ma ennem kogemata ei filminud, aga kui Liina siin alguses proovis erinevaid siniseid prille, siis ma just rääkisingi sellest, et tegelikult kui me Liinaga alati käime kuskil asjadel, siis see riietus peab tal alati olema, me esiteks meigiga matchime ja siis saabastega. See on nagu, ma arvan, et sul on vaja midagi niisugust neutraalset, mis läheks kõigi asjadega kokku. No aga vali sina. Kõikidest nendest prillidest jäi nüüd sõelale see. Jaa, mulle meeldivad need ikka. Ja see tuleb panna need klaasid sisse, need suured klaasid, mis me üleval nägime just hetk tagasi. Ja. Viskame see hetke tagasi, kus me käisime üleval vaatamas, kuidas need klaasi tehakse. Jaa. Ma ei tea, kas see teeb kõik väga uduseks. Need samad läätsed on siis need, mis meile siia... Niukestest nendest lähevad nagu niimoodi selle prilli sisse nii suurtest. Ja. Nad on nagu nii suur, läheb nii väikseks. Ja. Nii segadus tekitab. Aga sellest prilliraamist tehakse selle uju. The more you know, ma mõtlesin reaalselt, et need klaasid on vastavalt sellele nagu prilliraami kujule juba olemas, et need saadetakse kuskilt nagu kaugelt ära. Mõtlesin, et kuidas kõikidele nagu tehakse eraldi. Ühes klaasis on mitu
seda tugevust. Et erinevad inimesed erinevad silmavahe, siis tuleb iga raamile teistpidi panna. Ja progresseeruval siis seda akent näha ei ole. Et siis väga palju keerulisi sõnu on. Jaa. Progresseeruv, mingi aplaak, saada, polaarne. Selgemad või on need punasega? Nad on nagu võrdsemad nüüd. Mis sa naerad? See on naljakas välja. Liinale on vaja prilli, mis aitaks kaugele vaatamise luua selgema pildi. Kuna sa oled sellise põlvkonna inimene, kus kohas sa pead juba vaatama sellist väikest ekraani, selliselt, võt see on 30 centimeetrit, järelikult on vaja selle ekraani vaatamise jaoks tuge ja selle toa me paneme selle klaasi alumise äärde ja selle prilliklaasi nimi on Eisen. Eisen, jätke meelde. Eisen. Eisen. Eisen, mitte Eisen. Eisen ja see. Aga mul oota, sest tegast vahel. Ma tahaks öelda ikka natukese aja tagant the more you know, sest et ma saan nii palju targemaks täna. Mul on jube hea meel, et mul ei ole endal prille. Mul tõesti siiralt hea meel, aga tõesti, nagu ma saan aru, et silmi tuleb hoida. Hakkame natukese aja pärast tegelema. Teame, mida sulle vaja. Mul on jah, et mul on selle uneprobleemid siin nendega. Tere hommikust. No, tegelikult ei ole hommik enam, aga eile me ei lõpetanud tegelikult oma juttu ega vlogi otseselt seal ära, sellepärast, et eile meil läks natukene hektiliseks. Ma sain väga palju teada, et minu tegelikult uneprobleemid tulevad sellest, et ma peaks ka võib isegi prille kasutama. Nii, et ma arvan, me oleme sinna tagasi kunagi. Tuli veel üks vahva asi ka välja, sa rääkisid nendest oma peavaludest, on ju. Sa ei kasuta tegelikult üldse väga palju prille. Ja kui sa kasutad prille, sul ikkagi on nagu need väiksed peavalud. Jälle, ta ei kanna prille, ta peaks kandma prille, sest et sa pingutad üleliigselt oma silmi praegu. Ma ei saa mitte kunagi tundma, mis tunne see on, kui sa nagu sul peaksid prille kasutama. Raudselt kunagi saad mees, saad pensionäri, sul on prillid raudselt. Aga sellegi poole väga vahva oli see, et see härra meile rääkis kõik lahti ära selle kohta. Minul need lensid või need minu prillide kohta see nimi on siin ekraanil. No just sellepärast, et nagu hoida ära sinu edaspidised peavalusid tulenevalt sellest, et sa kasutad oma telefoni siis nii-öelda niivõrd lähedal. Ongi meil siis sulle tulevad uute nii-öelda siis nende mis need on objektiividega. Kokkuvõttes, mis me tahame öelda, on see, et Pereoptika on olnud sinu go-to place, kus sa käid alati endale ostmas siis nii-öelda prille ja vaatamas. Nii et meiegi täpselt teile samamoodi soovitame, kui te tunnete, et teil on kuidagi moodi silmanägemisega midagigi või täpselt samamoodi need samad peavalud ilmselt tulenevaltki sellest, et võib-olla te ei kasuta õigeid prille just, kui te kasutate oma nutiseadmeid, mis on teil väga lähedal, siis soovitan kohale minna, seal on väga vahvad ja toredad inimesed, kes oskavad väga hästi teile ära seletada kõik. Pereoptikal on ka see, et igalt prillipaarilt läheb siis teatud summa paljulapseliste perede toetuseks. Pereoptika siis toetab neid, et ka kõik toredad lapsed ja pered saaksid endale kõik prillid, mis on minu arust nii tore. Mul läks eile giveaway, me näitame neid alles järgmine vlog ju. Millised prillid? Väikse prillid siis ka. Ja me ei näita, üksed prillid Martin tal valis. Aga seoses sellega, minul läks eile Instagramiga giveaway üles koostöös Pereoptikaga, kus te saate siis endale võita vabalt valitud, kas siis Ray-Bani või Vogue'i, kas siis tavaprilliraamid või päikseprillid. Kõtete, kui sul ei ole pärsprille või nagu tavaprille, nägemisprille vaja, siis sa võid endal Ray-Bani päikseprillid ise valida. Need on nii kallid. Vogue'il olid ka päris lahedad. Ja tavapaarid. Ja mina valisin endal Vogue'i nagu need tavaprilli raamid. Nii et te saate vastavalt, sest mis teile vaja on, te saate sealt valida. Nii et sest prillid on tegelikult päris kallid asjad, aga minust Pereoptikas on kõige normaalsemad hinnad nendele. Aga nüüd on õige aeg käes lõpetada video ära. Mis me siis teeme nüüd selle koera olukorraga? Me pole lõpetame video ära, me ei tee midagi selle koera olukorraga. Ei tee või? Me peame võtma natuke rohkem aega endale selle koera mõtte jaoks. Okei. Mina olen tegelikult valmis oma asja mõelnud ja me võtame selle koera. Mida? Oota, mis koera? Oota, ta ütle uuesti, ma vist ei kuulnud. Mina olen otsustanud, et me võtame selle koera. No see, kes meil praegust on joonel või kelle me peame kirjutama nüüd täna, et me paneme ta kinni ja mineme siis lepingut sõlmima. Ära s**tu mu hinge peale. Sa ei oma minuga. Sa ei aura praegu. Miks ma muidu ootasin terves aeg, et sulle seda öelda? Kuna pidu pärast. Te ilmselt nägite ka seda siin selles vlogis, aga me täpsemalt ütle teile, milline koer neist oli. Meile tuleb. Very many poppy content coming soon. Meil on nimi ka välja mõeldud. Et sa saad minna kirjutada selle kirja ära ja meie saame selle vlogi kokku tõmmata. Bye! Ma juba rikkusin, tegin midagi katki.
mul on hea meel, et sa peale endkaardide veel peale endkaardi ära vaatad ja oled meiega siin alati lõpuni. See tähendab, et ilmselgelt sulle meeldib see video ja tihtipeale sa ei paned ka like'i, aga meid on nomineeritud siis My Awardsil. Sind on ka nomineeritud. Ja YouTuber of the Year ja mina olen nomineeritud siis Best Artist on Instagram kategoorias. Nii et kui sa tahad endal lemmiku poolt hääletada või meie poolt hääletada, siis all descriptionis on link olemas, nii et aitäh sulle. Minu meelest Liina poolt võiks kindlasti hääletada selle Best Artist on Instagram poolt. Meie poolt ka Mardi plus Liina. YouTuberit osas me teame küll, kes selle niikuinii võidab, aga sellegi poolest ärge meid häbisse jätke. Et nagu mõne hääle võite meile ka panna. See ei ole häbi, see on juba nii suur asi, et me nomineeritud oleme. Meie poolt ühte veel kedagi, kelle poolt näiteks hääletada. Kes on see influencer of the year? Siis Mattias Naan. Mattias Naan needs to win. Päriselt ka. On ju? Peace out. Suured tänud veel kord. Thank you very many. Love you.